Andres Eelmaa lemmikule meeldib üle kõige peremehe turjal ringi uudistada. Fredi on 4-aastane ja saabus Andrese juurde läbi varjupaiga. Ma tulingi Tallinnasse elama ja siis ma mõtlesin, et kuna ma siin üksinda olin, et võiks keegi sõber olla. Siis Facebookis tuligi üks selline kiisude nagu koloonia või asi oli, et siis seal olid ilusad oranžikassid, kõik olid oranžikassid. Ja siis ma kirjutasin, et sooviks väga just poissi oranžikassi. Nime sai ta tänu muusikale. Kuna ma ise ju teen muusikat juba üle 10 aasta, et siis minu vaieldamatu lemmik on rock-kollektiiv Queen ja Freddie Mercury, eks ju. Ja siis, et kui ma Fredile otsa vaatasin esimest korda, siis ma ei tea, ma nagu tundsin midagi sellist, et siis ma paningi Freddie Mercury ja Queeni järgi panin nagu Fredile nime, et see on sellest inspireeritud. Fredi on mul näiteks esinemas ka kaasas käinud, et ma küll teda lavale ei jõudnud võtta või ei tahtnud, aga see oli vist paar aastat tagasi üks suvine esinemine oli, et siis me mängisime bändiga ära, aga siis oli 15-minutilised pausid, eks ju, esinemiste vahel, et siis ma ikka võtsin ta rihma otsa ja siis me jalutasime, siis ta läks puu otsa ja siis ta oli muidugi hit number 1 seal suurem kui bänd, mul oli siuke tunne. Kui sa kodus pilli harjutad, siis kuidas siis Fredi reageerib? Fredi on folkmuusikaga harjunud, sest kuna me lõõtsavägilastega enamuses folkmuusikat teeme, et siis tal ei ole nagu muud valikut olnud. Aga kui ma vahepeal siin ise basskitarriga, eks ju, mingit rockilugu või seda, siis ta ikka tuleb kuulama ja kodus kui lõõtsapilli või karmuškat mängin, siis nagu päris just ära ei ole jooksnud, aga need siuksed kõrgemad helid, kui sa mängid pilliga, et siis võib-olla vahepeal ta on lihtsalt mjau teinud. Üleüldse on Fredi eriliselt jutukas. Mina ei ole mitte kunagi elus nii jutukat kassi näinud kui Fredi. Et ta räägib hästi palju näiteks, kui ta tahab süüa, tuleb eks ju rääkima, tahab ellust, siis tuleb, ütleb sulle õhtut enne magama minekut, tuleb sinu juurde, et njau, hakkame nüüd minema või siis kui on õue minek. Aga nüüd on teil peres ju ka beebi, kuidas Fredi temasse suhtub? No selles suhtes ta on väga tubli, et kui laps hakkab nagu nutma, et siis ta tuleb ikka uudistama, aga ikkagist pigem ta pelgab teda, et hoiab nagu pigem tagaplaanile. Aga et Andres on ka TV3-s helirežissöör, on Fredi tal TV3-ski abiks käinud. Kas ta pahandust ka teeb? Kui ta oli selline väikesem, siis oligi niimoodi, et ta lõhkus umbes vist 3 lillevaasi emale ära. Ja siis jõuludel emale tõi jõuluvana 3 uut lillevaasi. Talvel nad tahavad ju natuke seda rohelist ka saada, et ta umbes 4 päeva uuris seda lille ja siis öösel umbes kella 4 paiku oli terve maja üleval ja siis ta tegi nägu, et ma ei tea, mis see on see. Et kui me Frediga õues käime, siis tal on väga suur huvi autode vastu, et esimese asjana ta tavaliselt läheb minu auto juurde ja siis ta käib siin naabrite autode juures. Et alatihti on, näiteks kui õhtul käid veel jalutamas, siis mul on endal vahepeal olnud mõte, et äkki keegi mõtleb, et kass on mul lihtsalt nagu siuke pettemanööver, et ma siin käin autode vahel ja vaatan, mida umbes võtta saaks, et siis mul on alatihti, et Fredi, et lähme ära. Aga nüüd me peame vist minema, et